Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Musta kassi imelised lood. Stiilikuninganna. Täna õhtul leiab Grand Palees aset aasta kõige oodatum sündmus, kuulsa moekunstniku Gabriela Christie moeshow. Väärikas üritus toob kokku väärikad külalised. Oodata on Pariisi linnapead André Bourgeat koos oma abikaasa tuntud moekriitikuga. Marinett, kõik on väga hästi. Ma ei tea, Tiki. See kaabu näeb välja nagu mingi jõledus ja Adrian peab seda kõigi ees kandma. Ta hakkab mind vihkama, ma olen nii andetu. Täna saavad kõik sellest teada. Sa oled suurepärane moekunstnik. Ja kui see kaabu nii jõle on, miks siis Gabriela Kress selle isiklikult välja valis? No aga kui inimesed näevad, et see on tehissulg, mitte ehtne, siis nad peavad seda ju nõmedaks. Tegid õigesti, et selle välja vahetasid. Muidu peaks Adrian oma allergia pärast poodiumile ainult aevastama. Sul on õigus. Enam ei jõua midagi muuta ka. Show algab. Oi appi, ma jään jälle hiljaks. Ruttu, Tiki! Sealt ta tuleb. Rahvusvaheline moekuninganna, ajakirja Stiilikuninganna peatoimetaja Audrey Bourgeat. Andre, palun vallanda see autojuht. Uskumatu, et Gabriel lubab oma aluvatel niimoodi sõita. Tõepoolest. Appikene. Audrey Bourgeat. Kes see on? Maailma kõige karmim moekriitik, ma ei teadnud, et tema ka tuleb. Mis vaip see on? Kangast. Miks ei ole punane vaip marmorist, nagu ma käskisin? Sa oled vallandatud. Täiesti naeruväärne. Mu kaabu ei meeldi talle kindlasti. Jäta jutt. Tule nüüd, Adrian ootab sind. Audrey, teie ajakirja moto on hea maitse jõuab alati Stiilikuningannasse, mis on tänavu maitsekas ja moodne. Sinu riietust vaadates pole sul sellest halli aimugi tõesti. Et sa teaksid, tänavune trend on litrid. Minu kaabul ei ole ju litreid. See on moekatastroof. Stiilikuninganna peatoimetajana viibid sageli New Yorgis. Küllap on tore vahelduseks oma perega koos Pariisis olla. Emale meeldib minuga aega veeta. Muide, mul on sulle väike kingitus. Clara, Chloe, mis see on? Kingitus? Äärmiselt labane pakkepaber. Sa oled vallandatud. Kallis, sa ei saa ju oma tütart vallandada. Kui kauaks kavatsete Pariisi jääda? Lahkun esimesel võimalusel. Tänan. See moeshow võib olla üks olulisemaid Gabriela Christie karjääris, mida tõendab ka Audrey Bourgeat siin viibimine. Kas kuulus moekunstnik, kes end kunagi avalikkuse ees ei näita, tuleb täna kohale? Jääge meiega ja saate teada. Kuhu sa lähed? Kuulsid, mis Audrey ütles? Adrian ei saa seda kaabut kanda, siin ei ole litreid, pole üldse trendikas. Siin sa oledki, Marinett, kõik ootavad sind. Aga ma... Garderoobid on seal, tule ruttu, sa jäid hiljaks. Olgu. Mis see on? Ema, see on üks luuser. Marinett, ja see on tema tehtud kaabu, ta peab ennast moekunstnikuks. Ta pani isegi oma nime siia, vaata. See on hoopis üks teine Marinett. Mina lihtsalt. Marinett, me peame minema. Nii imelik tunne. Sest sa näed päris imelik välja. Oh, tšau, Marinett. Tšau. Vabandust. Pole hullu. Oh, vabandust. Loodetavasti saab seal ikka korda. Vahet ei ole, see kaabu näeb nagunii nõme välja. Mida? Kindlasti mitte. Miks sa nii ütled? Sest moekuninganna Audrey Bourgeat põlgas selle ära. Anna andeks, et ma sellise jama kokku keerasin, ma olen täiesti andetu. Palun ära pane seda pähe. Tead, kõik saab korda. Minu meelest on see lahe kaabu ja mu isa meelest ka. Muidu ta poleks ju seda ise valinud. Näed? Näed? Sa vallutad sellega kogu publiku. Arvad? Aitäh.
me peame nüüd minema. Marinett! Uhuu! Ta vist pabistab. Pole ime. Tema esimene moeshow ja esimene tema loodud ese ja veel Adrian seda esitamas. Küll kõik laabub. Milline kohutav räämas maja ja ma pean istuma esireas koos alamast soost rahvaga täiesti naeruväärne. Vabandust, see koht on Marinetile. Jälle see Marinett. Las mina ajan selle asja korda, ema. Luuserid, kas teate ikka, et minu ema on stiilikuninganna, kõige võimsam naine kogu moemaailmas? See on tema show, nii et tõmmake uttu. Proua Bourgeois, ära Agrest reserveeris teile koha. Viimaks ometi. Teises reas. Mida? Minu ema istub alati esireas, mitte täna. Nii ei saa. Gabriel ei tohi minuga nii teha. Mina avastasin ta. Ilma minuta kritseldaks ta oma labaseid joonistusi kusagil armetusateljee nurgas. Kui te seda kohta ei soovi, pakun seda kellelegi teisele. Kuidas sa julged? Sa oled vallandatud. Mina töötan härra Agresti, mitte teie juures. Seda me veel vaatame. Vabandust, et sellega aega läks, aga täna tunnen, et mu saak on õelam kui keegi teine, keda olen kunagi muundanud. Sellest saab mu meistri teos. Palun jätke sõnum. Eeldan teie ilmest, et ma ei ole vallandatud. See on lubamatu. Ma ei kavatsegi jälgida moeshow teisest reast. Rääkige, kullakuumad, mis meil praegu moes on. Lenda mu väike kuuma ja muuda see niigi kuri kuninganna veelgi kurjemaks. Ema? Audrey? Stiilikuninganna, mina olen öölane. Sind ei lastud troonile, mis kuulub õigusega sulle. Nüüd saad moekuningannana maksta kätte nendele labastele tüüpidele, kes sinust lugu ei pidanud. Nüüd nad näevad, kes on õige kuninganna. Kõik korras, pliks. Moeshow ilma stiilikuningannata, täiesti lubamatu. Kas see ongi ette nähtud? Ma pole varem moeshowdel käinud. Kus on see tänamatu Gabriel Agrest? Ma nõuan, et ta minu ees põlvitaks ja vabandaks. Mu isa ei ole siin. Kui selle moeäparduse issikest siin ei ole, pean rahulduma Agrest juunioriga. Sa oled vallandatud. Adrian? Nüüd läheb jamaks. Adrian, meil pole valikut. Stiilikuninganna, sa pead lepatrinu ja musta kassi kohe kahjutuks tegema. Kus Marinett on? Stiilikuninganna tegi suure vea. Tiki, täpid peale. Te kõik olete vallandatud. Audrey, kullake kallis, lõpeta, see on hullumeelsus. Vallandatud. Ema? Claudine? Chloe? Ma ei ole ema, ma olen stiilikuninganna. Kas tahad, et ma su vallandaksin? Kindlasti mitte stiilikuninganna, pealegi kas teil pole abilist vaja? Vallandasin viimase just täna hommikul. Kindlasti ta oli täiesti kasutu. Olgu. Sa saad katseaja. Stiilikuninganna. Milline jõle kostüüm. Täiesti eelmisest aastast. Aga joojod teevad tänavu võimsa tagasituleku. Sa oled paar numbrit liiga väike, et minust jagu saada, lepatrinu.
ema, stiilikuninganna. Kui tahad Gabriela Cresti leida, siis ma tean, kus ta elab. Lepatriinuga tegeled hiljem, ta on nagunii mõttetu. See polegi kõige nõmedam ettepanek. Clotilde või Chloe, kus on Gabriela Crest? Ta ei käi tavaliselt kunagi väljas. Ilmselt ta peidab end kusagil. Lepatrinu kaitseb teda. See tüüp ei suuda ennastki kaitsta. Too mulle Lepatrinu ja musta kassi imelised. Kui nad ei suuda ta poega päästa, peab Gabriel välja ilmuma. Ole mureta, öölane, sa saad oma kostüümi juveelid. Mitte jälle. Kas ta ei suuda 2 sekundit paigal püsida? Ema, lõpeta! Hoia seda minu jaoks uinuv kaunitar. Sa ei tee ju minu Adrienikesele liiga, ema, stiilikuninganna. Tahad Adrieni juurde minna, Cleo või Chloe? Küsi ainult ja ma vallandan su. Palju tänu, kõik on korras. Tõsi jutt, me ei hooli temast. Tee midagi kasulikku, assistent. Kas oled Lepatriinut ja musta kassi näinud? Jah, stiilikuninganna. Mida teha? Gabriela Crest, kui sa välja ei ilmu, jääb sinu pojast ainult kullatolm tuules. See ei anna järele. Adrian, ärka üles. Must kass, kus sa oled? Tõeline nõid on valla pääsenud, ma vajan su abi. Lepatriinu, ruttu! Adrian hakkab murenema. Kas sa nägid, kuhu su ema kuuma maandus? See on selle roosi sees, kus must kass on. Kui mina vaid teaks. Mõtle ruttu midagi välja, mu ema tuleb kohe. Tänapäeval on täiesti võimatu häid töötajaid leida. Sa oled vallandatud. Ei! Lepatriinu, anna need jõledad kõrvarõngad siia ja lähme edasi. Sa ikka ei saa aru, moeõnnetus. Ma olen võitmatu. Minu võim on võrdne minu moetunnetusega. Ma olen võitmatu. Võluvägi. Vasar? Mida ma pean sellega tegema? Kas sa pole ikka veel aru saanud, et sa ei saa minust jagu? Sa ei saa mind isegi puutuda. Muidugi. Las ta läheb. Ta toob meile musta kassi. Mul on nagunii nende mõlema imelisi vaja. Meister Fu, must kass on kadunud. Ma ei saa ilma temata stiilikuningannast jagu ja võluvägi saatis mu siia. Rahu, musta kassiga on kõik korras. Mida ta siis teeb? Miks ta mulle appi ei tule? Ta kaotas oma imelise. Mis mõttes? See on ju katastroof. Seekord jäi kiisuke tõesti puu otsa kinni. Las ma arvan, sina oled musta kassi kvaami. Ja tavaliselt kipub ta mind kopeerima, aga viimasel ajal teeb lauslollusi. Ma ei ole 5000 aasta jooksul nii vastutustundetud peremeest kohanud. Ta kaotas oma sõrmus ja nüüd pean mina sind aitama. Ei, tule kõne allagi, Black. Sa oled ilma peremeheta liiga ohtlik. Mina ja ohtlik, kuidas? Mäletad Atlantise merre vajumist? Ma sõin liiga palju juustu. Aga Pisa torni kaldu vajumist? Ma ei näinud seda. Aga dinosaurused? Olgu, seekord läks ehk liiale. Aga ma olin noor. Ei must kass ega Black saa sind täna aidata. Marinette Dupin-Cheng, vali endale liitlane, keda saad sellel missioonil usaldada. Vali arukalt, sest väge saab kasutada ainult suurema eesmärgi nimel. Pärast missiooni lõppu pead nende imelised tagasi tooma. Ma vajan kedagi, kes suudaks mu vastase liikumatuks teha. Kas tead, kes see võiks olla? Ma tean just õiget inimest.
teine prusakas tuleb tagasi, aga tal ei ole seda musta kasslast kaasas. musta kassi polegi. Vahet pole, võta lepatrinu kinni ja uuri välja, kus ta end peidab. Ma vajan nende mõlema imelisi ja kohe. Alja, ära mine stiilikuninganna lähedale, see on ohtlik. Ma ei saa ju lugu teha, kui ma ei ole sündmuste keskmes. Ma pakun sulle head lugu. Alja, siin on sulle mesilase imeline, mis annab sulle võime allutada. Saad seda kasutada suurema eesmärgi nimel. Lepatrinu, sa ei ole enam moes. Anna alla. Kus on must kass? Las ma arvan, ta varjab end, sest häbeneb oma riietust. Võluvägi! Liimi tuub. Liimi seda, mutukas. Sa põgened alati, Lepatrinu. Mitte seekord. Liimidieet. Väga originaalne, aga ma kavatsen ikkagi. Milles asi? On sul seedehäired? Kuidas sa julged? Ma löömastan su nagu nõmeda putuka. Sinust ei ole stiilikuningannale vastast, vaene Lepatrinu. Varsti jääb sinust ainult halb mälestust, nagu patšokkidest. Jäta Lepatrinu rahule. Black! Mis meil siin on? Rääkiv rott. Njau, stiiliõnnetus. Kataklüsm. Mina ajan need asjad ruttu korda. Nüüd ma saan aru, miks meister Fu ei tahtnud sind välja lasta. Ei! Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Käes. Aida, väike liblikas. Imeline Lepatrinu. Adrianikene. Ma kartsin su pärast nii väga. Miks ma siin olen? Te olete kõik vallandatud. Nukid. Loodan, et must kass leiab oma imelise üles. Ära põe, ma olen ta küljes nagu hallitus juustul. Ema, me olime sinuga nii lahe tiim. Vallandasime kamba-koba käppi, see oli äge. Peaksime rohkem aega koos veetma. Äkki ma tulen sinuga New Yorki. Ära räägi rumalusi, Claudia, Chloe. Kõigepealt pean minema tagasi Gabriela Cresti moeshowle. Moeshow. Paps hakkab mind ju otsima. See jääb tee peale, ma võin su ära viia, kui tahad. Stiilikuninganna oli mu hiilgavaim meistriteos. Kuidas ta sai läbi kukkuda? Kuidas sain mina läbi kukkuda? Mida ma nüüd tegema pean? Sir, te riskisite täna suurelt, eriti Adriani pärast. Adrian mõistaks mind, kui ma saaksin talle öelda, miks ma seda teen. Tänan, Lepatrinu, et mu ära tõid ja mu elu päästsid. Pole kärunoort. Tähendab, pole tänu väärt. Ma pean minema. Tšau! Marinett, sa vist unustasid midagi. Sa pead ju meister Fuule imelise tagasi viima. Aga võlutud Lepatrinud viisid ju selle juba tagasi. Kui nemad seda ei teinud, kas ma siis kaotasin imelise? Ma pean kohe Eiffeli torni juurde minema. Ruttu, Tiki! Siin sa oledki. Me otsisime sind igalt poolt. Kas kõik korras, kullake? Jaa, tänu Lepatrinule ei ole ma enam kuldkuju. Mida me küll ilma Lepatrinuta teeks?
nüüd saame viimaks moeshow'd vaadata, et olla tunnistajaks oma tütre ja tema laheda kaabu eduloole. ma vist pean... Ei, sa ei pea. Tule, muidu magame alguse maha. Rahu, keegi ei leia seda karpi, toome selle kohe pärast moeshow'd ära. Tuleta meelde, et ma laseksin su isal vallandada need, kes vastutavad Eiffeli torni liftide eest. See on täiesti lubamatu. Muidugi, ema. Tere, mu kuninganna!